Tere siis kõikidele minu vaatajatele, fännidele ja kõikidele nendele, kes on võib-olla siis esimest korda siia minu kanalile sattunud. Olen Auli ja mul on väga hea meel teid siin kohata. Kuna praegu on igasuguste varjutuste, homme meil on võimalik, ülehomme 12. august on võimalik näha meil küll osalist päikesevarjutust, siin on lõviväravate portaalid, siin on 8, see oli küll nüüd juba ära, eks ole, ja igasuguseid kõikvõimalikke ja praegu on muuseas vana kuu. Ja vaatame siis ka siis neid lihtsalt kõikide nende portaalide ja vanakuude ja mille veel, ühesõnaga lihtsalt varjutuste ja vaatame neid energiaid ja sõnumeid, mis siis kõik see kogu kupaatus meile siis tuua nagu tahab. Tegu on ajatuga, ükskõik millal te seda vaatama satute, siis on see teie jaoks aktuaalne ja kindlasti on teil siis midagi ka võtta. Kordan ka veel kord seda, et tegu on kollektiivse ladumisega, see ei pruugi mitte kõikidega resoneeruda, kui see resoneeru teiega, siis palun lihtsalt pange kinni, minge järgmiste videode juurde, need on siin oi kui palju tegijaid ja neid tuleb ikka järjest juurde, aga väga äge, sellepärast et konkurent peab alati olema, sellepärast kui oleks konkurenti, mis siis küll oleks. See muidugi ei kehti kõikide valdkondade kohta. Ja ma rohkem nagu võib-olla tahaksin pöörata selle nagu vana kuu, praegu on vana kuu, nagu nende energiatele, sest ma väga usun nendesse kuufaasidesse ja kuuloomistesse ja nende sõnumitesse. Ja tahtsin siis öelda veel kord, et tegu on siis kollektiivse ladumisega, eks ole, ja kui te soovite isiklikku ladumist, siis kirjutage mulle auli.maagiline@gmail.com ja see meiliaadress on ka siin all. Ma teen 2 moodi neid eraladumisi, üks on samas stiilis, nagu ma praegu siin teen ja 3 väga konkreetset küsimust sees ja suhte ladumisel vajan siis eesnimesi õigeid, ärge tulge mind proovile panema, et üks ütles siin ühesõnaga, et kui te esitate valed nimed, siis lihtsalt kaardid ei räägi teile ja pärast süüdistage ainult iseennast. Nii, ja siis ja hästi populaarseks on viimasel ajal minu puhul muutunud siis kas siis Messengeris või WhatsAppis nõustamine tund aega ja kaartidelt võite küsida nii palju küsimusi siis, kui tahate, sest mitte iga kord kõik ei näe enda probleeme, võib-olla nii, nagu peaks nägema ja mina kui siis täiesti erapooletu ja kõrvalvaatajana siis annan siis nõu ja vaatame loomulikult ka kaarte. Nii, aga hakkame siis vaatama neid energiakesi, mis meil siis siin täna ja nendel lähipäevadel siis valitsevad. Selline vihmane, mõnus ilm on tegelikult, et mulle väga meeldib ausalt öeldes natuke niimoodi, et kribistab vastu katust. Ja siis ja ongi hea siis teha selliseid tubaseid töid ja ma saan kindlasti ka enda järjekorras siit eest ära, sellepärast et ma tegelen nendega. Nii, ja vaatame siis nagu neid võib-olla neid kuu energiaid, vana kuu energiaid, portaalide energiat, lihtsalt mida praegu tahetakse öelda. Millised energiat lihtsalt on praegu üleval? Kolmed siin, kolmed. Mul tuli täna, jälgige ka minu YouTube'i, Facebooki kanalit, see on samanimeline nagu mul see kanal siin ja seal siis ma panen päevakaarte ja iga päev ma neid nüüd ei ole pannud talvel ja siin natuke aega tagasi ma panin iga päev neid kaarte, aga lihtsalt praegu see suvi ja kõik kogu need asjad siin, mis mul praegu kuhjunud on, siis ma iga päev ei jõua, aga see tuli tänaseks päevakaardiks. Ja ma toonitasin seal seda ka, et võib-olla see ei sobigi kõikidele ja see on eeskätt nendele võib-olla, kellel on mingi suhe lagunenud või kes on oma suhet lõpetamas või on selle siis juba lõpetanud. Ja siin on tegelikult paraku üleval ka jah, selline südamevalu ja 3 mõõka on sealt südamest läbi. Ja tegelikult, kui ma nüüd vaatan enda eraladumist, neid üldiselt energiaid ja neid tegemisi, siis hästi palju on tegelikult päevakorras kahjuks praegu suhte lagunemised ja need kolmandad osapooled suhetes ja sellist väga-väga tugevat südamevalu
kahjuks nii see paraku siin siis praegu on. Aga see 3 ei ole sugugi halba, see on tulevikku väga kindlate pilkudega vaatlemise kaart. Te teate väga selgelt, mida te tahate ja siin see siis niimoodi on, et see kollane taust ja kollane maastik annab siin sellist päikeseenergiat ja nii, et selja taha on jäänud siis mingi etapp ja juba täiesti teadlikult siis siin osad liiguvad kindlasti edasi. Ja siin on siis ka, see ongi tuletatud juba kõikidest nendest portaali energiatest. Panin kompsuni selga, sellepärast, et mul hakkas natukene jahe, aga nüüd ma pean selle ära võtma. Ma teen tegelikult, vabandust, ma teen ka siit rõduukse lahti, sellepärast, et siin üleval kodusel on ikkagi natukene soojem. Nii, ja hästi tugevat, ma ei väsi jälle kordamast oma seda juhtlauset, et aasta 2026 ja hobuse aasta on väga tugevate meesenergiate aasta. Ja nüüd tuli ka meile nendest portaalidest ja nendest energiatest lähtuvalt ka väga tugev meesenergia. See on ülempreester ja siin on tegelikult ka kätkeb endas saladusi. Ja siin ongi niimoodi, aga õiglus ja selline müstilisus, müstika. Keisriina, mul ei ole tegelikult keisriina kaarte enam tükk aega tulnud, ülempreestriina, minu kolleeg. Ja see on siis nagu meeskolleeg, ühesõnaga hästi tugevad energiad, hästi tugevad meesenergiad, hästi sellised ratsionaalsed energiad ja see on ka võib-olla meis naistes, sellepärast et lihtsalt see on ka tegelikult niimoodi, et kui me näiteks naised teeme võib-olla meeste tööd ja selliseid asju, mida võib-olla naised ei peaks tegema, siis on ka hästi palju meis naistes sellist meesenergiat ja hierofant on ka siis saladused ühesõnaga ja siin ongi tegelikult väga tugevat, väga konkreetset, positiivset tulevikuvaadet. Siin on murtud südameid, siin on südamevalu, siin on väga tugev ja väga meeldib, mulle meeldib see hierofandi kaart, ühesõnaga see on tõesti ühesõnaga väga mõnus. Ma tahtsin 4. kaardi veel võtta ja siin on tegelikult ka jah, need sauad ja seda kirge on ka siis nagu üleval ja see on ka tegelikult selline, võib-olla ongi nagu siin augustikuus nagu rohkem sellist mõtisklemist ja tuleviku vaatamist ja mineviku vaatamist ja see on nagu see kaart, need on väga sarnased kaardid tegelikult, et vaadatakse tulevikku, siin on ühesõnaga nüüd niimoodi, et on reisimist. Augustikuus on palju reisimist ja siin on ka, et see maakera ja nagu maailma minemine ühesõnaga. Ja siin on võib-olla nagu ka selliseid kõhklusi ja kahklusi, et see kaart tegelikult tähendab nagu seda, et Aleksander Suur oli 22-aastaselt vallutanud nagu peaaegu terve maailma ja tal ei olnud enam nagu mingit eesmärki kuskile edasi minna, sest kõik oli lihtsalt saavutatud ja see kaart ongi nagu väga sellistele saavutustele, et hästi paljud inimesed mõtlevad seda, et aga mul on ju nagu need asjad ja mul on nagu niimoodi, et aga kuhu ma siis nagu veel edasi läheksin või kuhu ma sooviksin minna. Kallid sõbrad, tehke endalegi siis selgeks see, kuhu te soovite minna, mida te tahate ja küll siis läheb sealt ka edasi ühesõnaga, need seisakud ka lõppevad siis ära ühesõnaga. Need ei ole halvad üldse ühesõnaga, mõtlen, et need on hästi sarnased kaardid ja siin on kujutatud ka tegelikult meesterahvaid, eks ole. Et nüüd ma pean ütlema, tüdrukud pöörake ringi või võtke seda lihtsalt nii nagu on, aga augustikuus on sellist selgust, sellist mõtteid
mõtteainet, kuhu edasi, murtud südameid, väga tugevat meesenergiat, ka natukene siis saladusi. Need on niimoodi, et ma ei taha siin pöörata nüüd augustikuusse, vaid lihtsalt need portaalide sõnumid ja vanakuu sõnumid ja sest augusti seda ma juba tegin ju, et seda mul ei ole vaja teist korda siin teha, et need vanakuu sõnumid ja mida siis me tegelikult ju siin praegu panime, aga kuna kõik need igasugused portaalid, lõviväravate portaalid ja need on ju kõik augustikuus, eks ole, ja päikesevarjutused ja 8.8 ja siis, et siis ta natukene hõlmab ka meil võib-olla seda aega. Aga ma ei taha loomulikult midagi siit nagu topelt panna, et augustikuu oma ma tegin ära ja siis nii see lihtsalt on. Aga vaatame nüüd teiste kaartidega siis veel need üldised energiad ja siis võib-olla vaatame siis suhet ja töö ja raha siis ka nagu, et mis on nagu konkreetsemad. Aga vaatame siit nagu siis neid üldiseid energiaid. Mul on siin tagurpidi millegipärast koorid, et mida siis teine tarokaartide pakka ja nagu sellised ma võtan välja kõigepealt tegelikult 4 kaarti ja siis vaatame kokkuvõttes ühesõnaga siin, mida siis teeme. Nii. Ja siin on nüüd natukene ülemõtlemist. Siin on ülemõtlemist, siia tuli maag, nagu siingi hierofant, eks ole, saladused, maagilisust, sellist tegelikult on see ka selline hästi salapärane ja niisugune maagiline energia. Ärge mõelge, kallid sõbrad, üle. Ärge mõelge üle, sellepärast, et mul on ka viimasel ajal, kui ma olen teinud neid eraladumisi, siis tohutult mõeldakse üle. Ja neid eraladumisi ma olen paraku teinud ainult naistele, mul 2 meest on olnud ühesõnaga, kellele ma olen neid teinud. Aga siis on mingi tohutu ülemõtlemise energia tuleb siis nendesse sõnumitesse ja siin on niimoodi, et on ka sellist energiat, kus nähakse ainult neid maha kukkunud karikaid ja ei nähta seda, mida tegelikult saatus, universum, Jumal, kuidas te seda võtate, teile siis just parajasti pakub. Karikate 4 on siis tegelikult ka sellist, mulle tundub jah, et siin nende portaalide sõnumites on hästi palju tahetakse nagu ikkagi öelda, et nagu et kellel on nagu need tundeprobleemid, et vussi läinud suhete probleemid, siis ärge nagu jääge nendesse liialt kinni ja iga lahkuminek on valus ja iga nurjunud mingi suhe või armastus on loomulikult väga-väga valus, aga et samas ärme suleme siis oma südant, ka isegi siis, kui need lahkuminekud on toimunud, eks ole, ühesõnaga armastusele ja uutele suhetele ja siis sellest tingitud on ka kindlasti need ülemõtlemised, ühesõnaga, et mõtlete ikka nii, et need linnukesed siin pea ümber lähevad ka juba närviliseks ja silmad on kinni seotud ja sellised mõõgad, et niisugust teravust on siin ka. Ja selle ilusa maagi ja maagilisuse kõrvale tuli siis siin nagu ka perekonnakaart. Ja see on siis karikat 10, mis on täispank. Ja siin ongi niimoodi, et kodu ja üldse perekond, armastussuhted tegelikult on ka hästi olulised, nagu, et seda nagu need portaalid ja kõik need vanakuu ja tahavad siis nagu teile edasi öelda. Ja keegi kindlasti loob kodu, kes on soovinud endale soetada kodu, osta kodu, siis väga soositud. See energia tahab nagu öelda, aga ärge tõesti mõelge üle, sellepärast, et see on, väga lihtne on seda öelda, eks ole, tegelikult, aga see on muuseas ka täiesti õpitav. Ja see ongi niimoodi, et kui me hakkame nagu mingit probleemi ketrama, siis lihtsalt öelge stopp, lõpetan, eks ole, sõnaga niimoodi ja siis, et kui need mõtted tulevad nagu uuesti nagu tagasi, siis mind on aidanud see lihtsalt, et jah, ma tunnen seda mõtet oma kehas, ma märkan neid mõtteid
ja ma lasen nendel mõtetel lihtsalt olla. Ja siin nad lahustuvad ja ajapikku kaovad ära. Muidugi ei piisa ühest korrast ütlemisest, eks ole, et peame ikka ütlema neid ikkagi kordades rohkem. Aga perekond on siin ja siis perekond on ka väga hästi-hästi oluline ja see on armastuse koha pealt ju täispank, nii et karikate 10 on väga hea suhete poole pealt kaart. Võtame veel siit siis neid ühesõnaga, mis siin nüüd tuli, mis mul on, siit oli, ma vaatasin. Nii, ühesõnaga väga kiired liikumised ja no näed, 2 väga kiirete liikumiste kaarti. Kaarik ja sauade 8, mis tähistab ka muidugi kirge, aga väga kiiresti muutuvaid selliseid asjaolusid ja vaata, need on nüüd küll niimoodi, et siin võib öelda täiesti jah, et need vastused tulevad ja tavaliselt need vastused, ütleme, teie küsimustele on siis, on ka positiivsed. Ja kaarik on tegelikult alati tähistab ka neid vastaspoolusi, nii nagu see hierofantki siit, eks ole, et siin nende sammaste taga on tegelikult vastused olemas ja tähistab siis kaarika nagu siis muidugi hästi-hästi kiireid muutusi ja siis ja must ja valge ühesõnaga ja niimoodi, et kui see kaarik hakkab siis nüüd nagu liikuma ja siis vaadake, et siis sealt pealt siis nagu, et see on nagu hoiatus ka, minu jaoks on nagu kaarika tegelikult selline hoiatuskaart, et vaadake siis, et need hobused seal ees siis perutama ei hakkaks, ühesõnaga niimoodi, aga väga head sõnumid ja kirge on siin küll nagu nendes, et hästi palju on nagu siin nii. Ja see on siis ühesõnaga maa 2 täpselt sama kaart jälle, mis on ja ma ütlesin ka reisimist tuleb ja aga mulle praegu millegipärast, et no seal Türgis vist on need põlengud, eks ole, ja Kreekas vist on ka, et noh, aga see on nagu igasuvine või selline jah, see on nende soojamaade väga suur jah, selline nagu negatiivsus. Aga no need hakkavad vist, sest meil praegu ju siin sajab, aga seal lõuna pool ei saja, et vaadake nagu hästi hoolikalt. Muidugi mingid kuurorteid ju ei sulata kuskil, eks ole, aga vaadake ennem hästi hoolikalt järgi, kuhu te lähete ja nii, et ütleme nagu seal võib-olla noh, et sest need ongi tegelikult ju seal mägedes ikkagi rohkem need tulekahjud ja et siis võib-olla nagu mägedesse ei soovitaks minna, et see tuli nagu siin mingi hoiatus. Aga siuksed selged sihid on ikkagi ka ja jälle nii nagu silme ees ja kõik kulgeb tegelikult ikkagi plaanipäraselt ja siis väga, nüüd tuli ka üks väga üdini naiselik kaart, hästi hea meel, muidu ma mõtlesin, kui palju seda meesenergiat siia tuleb ja kui palju neid mehi siin tuleb siin küll hobuste selga ja kaarikute peale ja kõikidesse muudesse kohtadesse. Pentaklite 9 ja on minikeisrinna. Väga iseseisvad naised on väga sellised ja nad teavad, mida tahavad ühesõnaga ja sellist nüüd tulebki sellist hästi üdini positiivset, väga selget naisenergiat ka selle hierofandi meesenergia kõrvale. Ja siin on võib-olla niimoodi, et ma vaatan, et kas ma hakkan praegu nüüd nagu panema ka eraldi tööd ja armastust, aga no ma leian, et siin võib-olla isegi ei ole mõtet, siis keegi kindlasti on seda töövahetuse energiat siin ja üldiselt ja väga õnnestunud töövahetuse energia, kes plaanib nagu siis tööd vahetada või omal selliseid muutusi nagu tööalaselt teha, siis hästi soositud on ka need praegu need portaali sõnumid ütlevadki meile, et jah, et kui soovite, siis vahetage või siis alustage hoopis millegi uuega. Vana kuu on tegelikult, ma tahtsin nagu ka siis nagu seda vana kuu nagu sõnumeid, et vana kuu on tegelikult selline, ta on nagu praegu nagu ühes asendis öelda, ühes sellises kohas, eks ole, ühesõnaga, aga ta hakkab siin varsti looma. Nii, ja kui me vaatame siin siis neid, kui nagu jutt läks juba nende kuu peale ja selle vana kuu peale, siis vaatame, milliseid sõnumeid edasi siis energiaid annavad meile siis kuuloogia kaardid.
ja täitsa ja jälle ei väsi kordamast, eks ole, ühesõnaga, et minu jaoks hästi tugevad ja hästi tugevate sõnumitega kaardid. Nii, ja võtame siit siis ühesõnaga, vajalik on teha korrektiive. Teate, ma ei tea, see kaart tuleb mul juba vist mingisugune 10. kord, see on nii palju, ühesõnaga on mul eraladumistes need olnud ja minu meelest tuli see juulis, tuli augustis ja minu meelest tuli isegi ka siis, kui ma tegin vahepeal siin selle suhte teemal siin ühe ladumise. Vajalik on teha korrektiive, aga siis tehke, kallid sõbrakesed, neid korrektiive, et tundub, et osadel on nagu hästi palju nagu midagi käsil ja nagu ei jõuta ja tahetakse hästi palju nagu korraga võtta ja hästi palju igal pool käia ja aga tuleb nendes plaanides oma korrektiivid ikkagi teha. Ja siis teine sõnum on siis ühesõnaga, et aeg on vabaneda negatiivsusest. Teate, kui palju on tegelikult seda negatiivsust ja mõtlen, et ma ei räägi üldse siin, eks ole, kui me paneme nagu uudised, ma ei ole telekat vist issand, ma ei tea siin maal elades nagu üldse eriti vaadanud ja ma ei pane seda lihtsalt käima, sellepärast et sealt ongi ainult ühed negatiivsed uudised ja ka isegi siis, kui mingid positiivsed vastu uudised tulevad, siis need kuidagi nagu keeratakse ka kõik negatiivseteks ja lihtsalt teate, blokeerige ennast lihtsalt, ühesõnaga, mina blokeerin ära ennast sellest negatiivsetest uudistest ja negatiivsetest igasugustest sõnumitest ja kõige lihtsam ongi see, ärge lihtsalt vaadake. Ärge lihtsalt tehke seda telekat lahti, kus on võimalik ja sellepärast, et nagunii igasugust jama tuleb igalt poolt maailmast, eks ole, ühesõnaga, ja siis kui ma nüüd nii palju ma kuulan siis neid uudiseid, et kui ma autoga sõidan, et siis ma kuulan, vastavalt ei ole, kuulan Elmari raadiota ja siis seal vahel on need uudiseid ka, eks ole, ja siis, aga ükskord ma hakkasin lihtsalt, mul olid hästi pikad sõidud ja siis ma hakkasingi ma kuulama ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas siis üldse mitte midagi muud ei toodeta kui ainult negatiivsust. Et negatiivseid uudiseid ja täitsa, et see on päris masendav ausalt öeldes. Nii et kuidagi suudate kindlasti ja lülitage endast lihtsalt nendest negatiivsetest asjadest välja ja samad ka tegelikult inimestega. Lihtsalt pole vaja läbi käia selliste inimestega ja kes kogu aeg kulutavad teie närve ja mida veel ühesõnaga. Kuulumine ampuris, õnn on sinu poolel. See on nüüd küll väga hea lausa ja väga hea kaart ühesõnaga. Mis siis, et ambur on meist ju veel väga-väga kaugel, ambur on detsembris. Minu lapselapsed on amburid, minu noorem poeg on ambur, aga see siin ei tähenda loomulikult seda, et ühesõnaga, et me peame siin nüüd ootama, et õnn oleks sinu poole peal ja õnn oleks minu õuel, siis loomulikult ei pea ootama detsembrit, eks ole, ega see lihtsalt praegu me võtame kusikaarti ladumine on ajatu, eks ole, siis me võtame praegu siin niimoodi. Vajalik on teha siis, eks ole, korrektiive, õnn on sinu poolel ja tegelikult väga vajalik on ka natukene nendest negatiivsetest asjadest ennast välja lülitada. Nii, vaatame siis, mida siis veel need igasugused portaalid ja varjutused ja need sõnumid siis meile siis tahavad tulla. See on 22 minutit on praegu läinud, et siis ei vinita seda jälle siin tegelikult niimoodi pikaks. Et mida siis kõik need energiat, varjutuste energiat, portaalide energiat, väravate energiat, kõik, et mida siis, milliseid sõnumeid siis tahavad need meieni tuua. Oi kui ilus kaart. 2 südant, mis on pühendunud millegi imelise loomisele, hingesugulased, ära anna alla nende suhtes, keda armastad. Jah, et ega siin ei olegi tegelikult ju rohkem midagi öelda, et ma ei hakkagi tegelikult siin eraldi panema, siin ma mõtlesin küll, et ma vaatan suhteid eraldi ja tööd eraldi ja raha eraldi, aga ei, ma ei hakka seda vaatama siin. Ja hästi ilus kaart armastajatele, hästi ilus ja see on ka muidugi tegelikult valikute kaart ja kellelgi tuleb siin ikkagi teha oma valikud ja see valik tehakse südame järgi aga valik tuleb teha ja loomulikult siis 2 seda päikese kumas. Siin on loojuv päike puudutavad siis ja tunded on väga-väga tugevad, nii et siin on siis tahetakse
siis öelda seda, et arvustus on siis kellegile kindlasti tulemas. Mõõkade 8 tuli jälle siit kuskilt korduv kaart, eks ole, see oli see ülemõtlemine, see on ka saad olla vabade, julge valik muuta oma olukorda ja selguse puudumine. Täpselt samamoodi ma ei hakka nüüd topelt siin seda seletama. Mõõgad on alati teravus, mõõgad on alati natukene sellised torked, midagi pole teha lihtsalt. Ja selline ülemõtlemine. Nii et kuna see tuli nagu korduvkaardiga, siin on tegelikult seda reisimist, eks ole, ja need on korduvkaardid ja siis ja see nüüd ka tuli siis mõõkade 8 tuli ka korduvkaardiga, et võib-olla lihtsalt need sõnumid ongi nagu siis võib-olla kõige nagu kui tulevad korduvad kaardid, siis on need nagu sellised, millele tuleb väga suuremat tähelepanu pöörata. Ja see on aeg tähistamiseks, külluslik tasu raske töö eest, vabane keerukatest olukordadest, see on sauade 4, see on hingesugulased kaart, see on kaksikleegi kaart, see on hingeleekide kaart ja see on ka kodu ja kuna siin meil tuli ka karikate 10, eks ole, siin välja, siis kodu ja armastus ja läbi armastuse kindlasti väga paljud inimesed siin kolivad kokku, on teinud oma selle otsuse ja siis, et juba siis uues kodus. Hästi palju on ka siin sellist kodude ostmist, kodude soetamist, sest ma vaatan praegu just noored inimesed hästi palju just muidugi läbi laenud, eks ole, aga noored inimesed, terve ilus pikk elu on ees ja siis meil seal korteriühistu koosolekul ühesõnaga seal ütles ilusti see ühiste esimees, et see puudutab rohkem muidugi küll noori inimesi, ta ütleski niimoodi, et võib-olla te see mitte võib-olla, vaid te lihtsalt mingi aja pärast ei saagi enam aru, ühesõnaga, et te seda laenu üldse maksate, sellepärast, et kõik need muu elu läheb kallimaks, eks ole. Ja väga tore tegelikult, et nagu noored inimesed otsustavad võtta laenu, just noored inimesed ja et otsustavad võtta laenu ja siis läbi selle siis omale kodu või kas siis maja, korter, mida iganes soetada. Ja see on nüüd ka hästi päevakorras siis ühesõnaga, et nende portaalide sõnumid on niimoodi, et kes kõhkleb, ärge kartke, võtke ja soetage ja tehke oma kodu. Ja abielu ettepanekud siin kindlasti ka tulevad, sest Rahvaeli 2, eks ole, Gabrieli 4 ja nii, et keegi saab siin ikka väga ilusa ettepanekuga. Vaatame siis neid väike ingel tõttab appi ka ja siis ma jah, need üle poole tunni ma seda ei lase. Aeg on edasi liikuda, sa lähed muidu lausa roiskuma. Kõik teised on eluga edasi läinud ja sina pead seda samuti tegema. Siin ei olegi rohkem midagi öelda, eks ole, et see sõnum on siin esimene ja sa oled õigel teel, aga näed inimeste rolle kõiges vastupidi. Keda näed halvana, see kahjuks seda pole ja vastupidi, keda halvas kahtlustad, õigluses kahtlustad, siis seda ta kindlasti teinud ei ole. Et siin on võib-olla jah niisugused, et jah, nii et ma ei hakka siin seletama, et mis ma siin ikka seletan, need on päris hästi öeldud. Maagiline aeg on sul käsil, nii palju uut ja põnevat, nii palju rõõmu, naudi iga hetke ja talleta kogetu oma meeltesse. Siis on millega argipäevas end rõõmustada. Täpselt samamoodi maag oli ka kuskil siin ees. Nii, sellised said siis sõnumid, lõviväravate sõnumid, vanakuu sõnumid, energiad, päikesevarjutuste energiad, ühesõnaga kõik need väga suured tegelikult ja väga tugevad energiat. Me oleme väga suurtes muutuste tuules praegu. Me oleme olnud nendes küll, aga nii selliseid suuri muutusi, nagu on praegu, need on tõesti väga tugevad energiad. Nii et usume siis neid ja usume neid ka siis neid sõnumeid ühesõnaga. Et midagi halba jälle ei olnud ja sellega ma siis tänaseks lõpetan ja olge ikka mõnusad edasi, kui soovite siis eraladumisi, siis võtke minuga ühendust ja
Likeige, kommenteerige, subscribe'ige, see ei maksa teile midagi, ühesõnaga see on teile täiesti tasuta, see lihtsalt see video läheb siis võimalikult rohkem paljudele edasi. Et meie ise need lugejad ja rodujad siin sellest küll mitte midagi ei saa. Ja siin on nagu tellige, aga siis te lihtsalt näete, millal me järgmine kord oleme need pannud. Olen tänulik teile kõige eest, et te kuulasite, vaatasite mind ja et olge ikka minu head fännid ja kõike head. Tšauki!